Meravita esitleb. Toitumine ja liikumine on ilu ja elu pant, mis peavad olema tasakaalus. Milline tasakaal just sinule sobib? Tule kuula minu ettekannet tervise teemadel Rahvusraamatukogus 19. augustil. Vaata lisaks tervisekonverents.ee. Ott siis on Eesti esikulturist ja mitmete MM-medalite võitnud just nimelt kulturismi alal. Ja just nimelt, kes siis ei tea rohkem siis toitumisest rääkida ja liikumisest kui Ott Kiivikas ise. Ja kui siis palju kell on, kas me ootame siin veel minuti? Ei oota, kell on pool. Läheme edasi. Et siis annan sõna Oti kätte ja võtame ta hea aplausiga vastu. Nii, tere ka minu poolt ja mul on hea meel siin laupäevasel päeval suvel teile ettekanne teha. Kuna ma elan ise siin kõrval, siis oli hästi mugav tulla ka see mõnisada meetrit jalutamist, et ei pea isegi autot võtma, vaid jalutad kohale. Ja proovin selle lühikese ajaga, mis mul on antud täna, rääkida siis spordi ja ka siis toitumise seosest. Selge, et aeg ei ole võib-olla piisav, et teha mingit sellist sügavamat sisu asjale, aga teil on alati võimalus ka spetsiifilisemaid küsimusi küsida sellise veerandtunni jooksul, ma saan aru enam-vähem, mis mul on antud ja ma tean juba siit pilgu järgi ka, siin on väga erineva, ütleme siis eluvaldkonna eesmärkide ja esindajad, kes siis, kelle võib-olla ka ootused selle loengu osas on erinevad, nii et võib-olla see küsimuste vastamise ja küsimise aeg ongi see, kus saab ka inimene oma erialast või soovidest või eesmärkidest spetsiifilisemaid küsimusi esitada ja mille ma proovin anda vastuseid. See, mida ma täna räägin, baseerub tegelikult kogetule. Kui enamus teaduspõhiseid või teaduskraadiga inimesi räägib ka sellest, mida nad on lugenud, uurinud või teinud, siis ma tegelikkuses vahendan täna seda infot, mida spordis olemine viimase 35 aasta jooksul alates oma esimesest spordivõistlusest, mis ma mäletan, on siis mulle andnud ja millist seost ja kuidas ma siis toitumist olen samal ajal järginud ja aru saanud, kui suurt rolli tegelikult see toitumine mängib siis koos kehalise aktiivsusega. Ja ma olen proovinud ka nõustada loomulikult palju erinevaid spordialasid, sportlasid sealjuures ja mida ma ise täna kõige rohkem tunnen võib-olla, et mida see siis andnud nagu on sportlaskarjäärile, mitte ainult seda, meil on väga palju silmapaistvaid sportlasi, kellel on tiitleid või kes on tituleeritumad oluliselt, kui ma ise olen. Mitte, et ma oma karjääri üle nuriseda saaks isegi, kui tänasena joon alla tõmmata, aga põhimõte on ikkagi see, et ta on hoidnud mind tervemana tõenäoliselt kui enamus tippsportlasi, sest olles ise osalenud 36 täiskasvanute tiitlivõistlusel Euroopa ja maailma meistrivõistluse kokku lugeda, siis kui sul oli tehtud ühtegi liigese süsti ega ühtegi operatsiooni, siis on nagu mõttekoht, et kas see spordiala, mida harrastatakse, on piisavalt leebe sinu vastu olnud või sa oled teinud midagi säästmaks tõsiseid vigastusi. Ja eelkõige ma proovingi täna tuua neid seoseid ja võib-olla sellest tekib teil ka tulevikus pilt, et kuidas oma kehaga säästlikumalt toimetada, seda isegi väga suurtel koormustel. Harrastaja seisukohalt on tegelikult asi palju lihtsam. Aga selleni me kohe jõuame. Ma hakkan otsast minema ja selle jaoks, et paremini mõista, mis meil täna toimub, on hea vaadata tagasi natukene, kus me tulime. Siin on kaks pilti, piltidel on illustreeriv tähendus, aga mõte on see, et kui ma vaatan ja mõtlen ise, mis oli 25-30 aastat tagasi, kui ma olin laps ja mis on täna, siis oluline vahe tegelikkuses ongi selles, et me täna seisame probleemi ees, kus me elame toidukülluses ja samal ajal meie liikumisvajadus on oluliselt väiksem, sest me ehitame iga päev oma elu mugavamaks. Vaatamata sellele, et me loome loomulikult palju ka sportimistingimusi juurde, siis tegelikkuses kui kiiresti me suudame mugavust juurde ehitada, see läheb nagu kordades kiiremini. Ehk kui ma vaatan tagasi ja mõtlen oma lapsepõlve ja sellesse, kuidas ma siis kehaliselt aktiivne olin, siis see enamus tegelikkuses, mitte et ma ei oleks hea meelega vaadanud multikaid või et hea meelega ma ei oleks telefonis või arvutis olnud, küsimus on see, et neid lihtsalt ei olnud. Ja see lõi omakorda situatsiooni, kus meie jaoks see liikumine oligi lihtsalt eluks vajalik, kui sa tahtsid sõpradega kokku saada, siis sa
siis sa lihtsalt pidid nad üles otsima, kui sa kodutelefoni peal kätte ei saanud, siis sa pidid kohale minema. Noh, kõik, kes siin on natukenegi vanemad inimesed, need teavad, kuidas elu elati ja me täna võib-olla räägime noortest, et huvitav, miks nad ei liigu ja miks nad ei tee. Ma ei usu, et me omal ajal oleksime liikunud rohkem, nagu öeldakse, kui meil oleks olnud võimalus rohkem aega veeta nutiseadmetes või kui meil oleks ema-isa viinud uksest ukseni. Noh, trenni pidime ikkagi ise minema, meid ei viinud keegi kohale. Et meil on ikkagi praegu probleem see, et meid viiakse ukse, et tuuakse isegi kui meil kehaline liikumine on, siis on see suhteliselt kas minimaalne või mugandatud ja see on üks asi, mis panebki enamus inimesi tegelikkuses täna veel rohkem mõtlema sellele, et kas me liigume piisavalt. Et enne kui ma räägin üldse mingisugusest, täna ma kindlasti ei keskendu ka tippspordile, sest ma usun, et kuulaskonda võib-olla see pool nii palju ei huvitagi, aga pigem lihtsalt liikumisharrastusele ja kehalisele aktiivsusele ja sellele, kuidas need koos võiksid nagu toimida. Tervis siis tegelikkuses, kui me vaatame alati ja meil tihti ka, kui me räägime täna ülekaalust, mis on, ma arvan, põhjendatud, siis meil paljudel juhtudel ikkagi me toome ka võib-olla enda õigustuseks sellise väga lihtsa sõnakõlksu nagu, et aga mu geneetika ongi juba selline, et aga mul võib-olla esivanematest ongi need, kas siis haigused, jah, 20% sisuliselt on see, mis geneetika meil kaasas on. Aga suur osa, kui me vaatame, 20% on circa seda, mis meie elukoht ja ümbritsev keskkond ja loodus on. Ja 10% on siis see, mida me saame, ma arvan, võib-olla see protsent isegi on suurem, mida täna tervishoid tegelikkuses saab teha inimeste nii-öelda siis erinevate haiguste raviks, ennetamiseks. Aga suur osa või kõige suurem osa tegelikult on eluviis, mida me ise elame, mida me saame ise enda jaoks teha. Ja see on üks osa, mida võib-olla paljud ei teadvusta ja mida me võiksime rohkem nagu aru saada, et iga inimene saab oma tervise jaoks ise teha palju rohkem, kui ta ette kujutab. Sport ja toitumine, millest alustada? No kõigepealt ma arvan, et kõige olulisem asi on tegevuse teadvustamine. Me täna, nagu öeldaksegi, meie jaoks see spordi tegemine on pigem selline, kuidas nüüd öelda, nagu hetk emotsioonist mingisugune kehaline tegevus, mis aeg-ajalt meile meelde nagu tuleb. Kui me teadvustame seda, et liikumine peab ja mängib suurt osa rolli meie tervises ja elus, siis me saame ka aru, et me teadvustame seda. Aga paljudel juhtudel me läheme ikkagi, kas ütleme mingisuguse kampaania peale hakkame liikuma, et inimesed ütlevad, aga peabki liikuma või sõber tõmbab korra trenni kaasa, käimegi ära. Aga iseenda peas see teadvustamine, et miks, mida ma teen, see on üks kõige olulisemaid asju. See on täpselt samasugune asi, kui ma saan aru, et ma pean aeg-ajalt juuksuris käima, ma pean aeg-ajalt endale küüni lõikama, ma pean ükskõik millist muud, kas kehahooldust, täpselt samamoodi organism vajab tegelikult kehalist koormust täpselt samas võtmes, aga me ei suuda seda teadvustada, kuna ütleme siis niimoodi, et ka lühiajaliselt tegelikkuses me väga ei tunne, et see erilist probleemi. Inimene on suuteline ju, kuidas nüüd öelda, eksisteerima, aga sisuliselt ilma liikumata, küll jah, tõenäoliselt vähem kui aktiivne inimene, kes hoiab enda organid töös nii-öelda. Teine asi on tegevuse tähtsustamine. Esimene asi ju, miks inimesed ju täna spordiga võib-olla nii palju ei tegele. Eelmise aasta jooksul, kui oli siis liikumisaasta ja 40% vist, 41% saadi siis sellist nii-öelda liikumisharrastuse protsenti Eestis. Põhjamaades on see seal 70+, olgu öeldud. Ja põhjus on väga erinev, me täna ei suuda seda tähtsustada veel. Ehk see tähtsustamine ongi enda asjade loetelus, meie jaoks on ju paljud asjad olulised. Kõigepealt hakkab töö kindlasti, me kogu aeg rabame, et meil oleks materiaalseid vahendeid, materiaalses maailmas mõneti see on nagu normaalne, aga kui see saab esmatähtsaks, siis me hakkame me avastame, et meil ei ole tervist enam, eks ole. Ehk see tervise nagu teadvustamine on üks asi, et nii nagu ma ütlesin, me leiame aega mingiteks muudeks asjadeks, me peame leidma iseenda jaoks aega. Ja kui me täna räägime sellest, aga kui palju me seda aega siis vajame, siis selgub, et ega tegelikult see kehalise koormuse jaoks ei ole vaja leida sama palju aega kui tööl käimiseks, et piisab sellest tõenäoliselt, kui te alustate ja võtate endal pähe, et ma 3 korda nädalas kesketläbi seal tund-poolteist leian iseenda jaoks aega, et tegeleda ükskõik millise sportliku tegevuse. Sellest hakkab see asi ja suhtumine pihta. Ja ükskõik, mis teil parasjagu on, kuna tegelikult ka spordi tegemine ei eelda mingit kindlat kas kellaaega või ta ei eelda ka kindlat kohta. Täna on loodud nii palju võimalusi sees väljasportimiseks. Ta ei eelda isegi, kui on näha, et päeva teine pool või õhtu on kinni. Alati on võimalus, kui inimene tahab tõusta enne ja teha kas või enne tööd oma tegevuse ära,
Küsimus on selles, et kui me peame seda oluliseks enda jaoks, siis inimene hakkab leidma aega selle jaoks. Siis järgmine asi on tegevuse mõtestamine. Ma arvan, et see on üks kogu asja juures ka oluline asi, et me mitte lihtsalt ei hakka umbes tegema ega lõhkuma, vaid me saame aru, miks ja mida me teeme. Nii nagu iga teise töö puhul. Aga spordi puhul kipub olema tihti see, et inimene valdavalt ikkagi selles info möllust kas kuskilt loeb, kuuleb või arvab ja ta hakkab umbes toimetama. Piltlikult öeldes, et me valime mingisuguse treeningu ja me eeldame, et rasvapõletus on oluline, kuna me tahame kehaga lonneda, ma pean minema jooksma. Jooks on see asi, millega ma pean näiteks maha. Mul ei ole absoluutselt jooksmise vastu mitte midagi ja ma jooksen isegi suhteliselt palju. Aga me peame aru saama alati, mis on meie eesmärk. Me peame kõigepealt suutma eesmärgistada oma tegevuse ja seejärel peame sinna leidma ka vajaliku metoodika, millega me seda hakkame ellu viima. Meil peab olema mingi plaan. Ja see plaan ongi tegelikult aluseks ja plaani läbitegemine või plaani järgimine võimaldab ka saada tegevuse tagasisidet ja analüüs. See on üks asi, et kui me midagi teeme, siis me peame suutma ka peale seda analüüsida, kuidas see asi on, kas see asi viib meid õiges suunas, kas on midagi, mida ma saaksin muuta. Ehk meil tekib mingi mõtestatud asi, mitte nii, et me võtsin pähe, et ma teen midagi ja nui neljaks ma pean seda tegema. See on enam-vähem see, et me võime teha väga hea äriplaani paberil, piltlikult öeldes, aga reaalses elus selgub, et see äri tavaelus, praktikas see toimima samamoodi ei hakka. Täpselt sama on kehalise koormuse ja spordiga üldse, et paberile peab joonistama midagi. Aga oluline pool on ikkagi see, mida me tunneme, sest koormuse käigus me hakkame tunnetama ka oma keha teatud määral. Alguses selge, et kui inimesel puudub kogemus, tal on väga raske aru saada, millise sobiva koormusega, kui palju, kui tihti, millisel intensiivsusel ta peaks treenima. Aga selle jaoks õnneks ongi see, et meil on täna tegelikkuses suhteliselt palju abi saada, et enamus ka spordiklubides, olles ise 7. taseme kulturismi fitnessi treener ja täna koolitades ka enamusi treenerid, kes Eestis siis saalides juhendavad, ma võin öelda küll, et nad on piisavalt pädevad inimesed, et inimesele see tee ots nagu lahti teha ja talle öelda, millist treeningut, millist toitumist, mismoodi ja kuidas ta peaks järgima, et saavutada endale püstitatud eesmärk. Kõige hullem on see, kui me kardame nende inimeste poole pöörduda. Ma saan aru, et see hirm on ka põhjendatud, sest tõesti, kui see jõusaali treener on selline turjakas jõmm, siis on võib-olla ei ole nagu kõige suurem soov tema poole pöörduda, aga täna ma ütlen, et see on ka muutunud, et see, mis oli võib-olla 20 aastat tagasi, kus olidki sellised jõmmid valdavalt treenerid ja saalid olid enam-vähem sellised keldrisaalid, siis tänapäeval, kui vaadata, kui ilusaks ja on muutunud nii-öelda siis, ja kui kättesaadavaks on siis nii-öelda ka fitness treeningut saanud, siis täna seda põhjust nagu karta ei ole. Nii. Sport ja toitumine, nende seos. Me peame kehalise aktiivsusega kõigepealt aru saama seda, et meil suureneb energeetiline kulutus. Ehk me kulutame rohkem energiat. Mida me selle tasakaalustamiseks peame tegema, on siis suurema energia tarbimine. Ütlen kohe ära, et seda teevad väga vähesed inimesed. Vastupidi, et kui inimene on võtnud endale eesmärgi näiteks kehakaalu vähendada, siis mida ta tegelikult teeb? Ta saab aru, et ta peab hakkama trennis käima, üldjuhul ta hakkabki käima. Ja teine asi, mida ta teeb tegelikkusest, ta hakkab automaatselt ka väga tugevalt piirama toitumist. Nüüd, kui me vaatame rahulikult seda seost, mõtleme, et huvitav küll, et enne, kui me mitte midagi võib-olla kehaliselt aktiivselt ei teinud, siis me lubasime endale süüa, eks ole, me sõime tegelikkus. Ja mis oligi võib-olla, ütleme siis lisakaalu põhjustaja. Ja nüüd, kui me hakkame kulutama, nüüd me automaatselt hakkame ka vähem sööma. Ehk me tegelikkuses liigume totaalselt nagu vales suunas. Ja see ongi üks võib-olla ka enamus, ütleme siis võib-olla ebaõnnestumisi põhjusi, kui keegi otsustab oma kaaluga midagi teha, et inimene hakkab neid mõlemaid asju korraga tegema. Mitte ma ei taha absoluutselt öelda, et me ei peaks võib-olla toidusedelis korrektsioone tegema, aga kui me saame aru, et mida rohkem me liigume, seda rohkem tegelikkuses me saame ka toitu lubada ja seda kiiremini organism on võimeline oma ainevahetust nagu töös hoidma. Ja see ongi üks asi, millega, mis minu enda kogemusest ja inimeste treenimisest tavaliselt ongi, et kui nad tulevad mu juurde, siis kui ma analüüsin neid põhjuseid, siis need põhjused peituvadki täpselt selles, et söömist piiratakse ja kulutust tõstetakse ja mis omakorda tekitab tegelikult organismis sellise stressi, et organism hakkab selle vastu võitlema. Mis tähendabki seda, et me istume suhteliselt madala kaloraaži juures, lõhume meeletult trenni teha
ja tulemus on tegelikult see, et me vaatame, et no üldse kaal ei tahagi maha minna. Ehk ikkagi on see, et keha on vaja premeerida. Kui me sööme ja tahame süüa, nüüd on väga lihtsalt. Kulutage, lihtsalt kulutage. Ja esimese hooga isegi sama toitumise puhul, kui te hakkate kas või tunni kaupa trennis käima 3 korda nädalas, teie kulutus suureneb tõenäoliselt samasuguse toitumise puhul, nagu teil oli, te hakkate üldjuhul tasapisi maha võtta. Nii et mitte ainevahetus kokku jooksutada on see hästi oluline. Suurenenud lihasrakkude lagundamine, see tähendab tegelikult seda, et treeningu ise on ju lagundav protsess. Treeningu käigus me tegelikkuses ei kasvata lihaseid. Kasvamine, taastumine, kudede ülesehitamine toimub ikkagi puhates, magades ja treening on ikkagi lagundav tegevus. Ja paljud inimesed võib-olla seda ka ei teadusta, et samal ajal, kui me lõhume midagi rohkem, peame me ka varustama teda vajalike toitainetega, milleks on siis valgud. Ka suurenenud valkude vajadus tekib just suurenenud kehalise koormusega. Ja see on need 2 asja, mis käsikäes peavad käima ja kui nüüd võrreldagi, et mis siis põhimõtteliselt suureneb, et kui inimene, kes ei tee mitte midagi ja see inimene, kes treenib regulaarselt, siis ma ütlen, et jah, lisaks suurenenud energeetilisele kulutusele, nagu ma ütlesin, et me lihtsalt kulutame kaloreid rohkem, siis tegelikult milliste makrotoitainete vahekord praktiliselt 2-kordistub, on tegelikkuses valgud. Me ei hakka kulutama 2 korda rohkem süsivesikut, kui me just ei tee sisuliselt 3 tundi päevast trenni. Aga mida me vajame lihaste taastumiseks on praktiliselt topelt rohkem valku võrreldes sellega, kui me mitte midagi ei tee. Ehk siis makrotoitainetest esimene asi, mida me peaksime selgelt teadlikult tõstma oma toidusedelites on siis see, et me teadlikult hakkame valgutarbimist suurendama. Nüüd teine äärmus ongi see, et kui me teame, et normaalne inimene vajab kuskil 0,6 kuni 0,8 grammi valku ööpäevas, mitteaktiivne inimene siis sisuliselt, kui me hakkame treenima, oleks kuskil mõistlik see 2-kordistada, ehk kui ma räägin siin 1,2 kuni 1,5 grammi valku nende inimeste seisukohalt, kes tahavad lihtsalt normaalselt taastuda ja lihtsalt sportlikumad välja näha. Sest ilma valkudeta me seda teha ei saa. Ja valkega organism sellisel kujul ka asendamatud aminohapet ei ole võimeline ise sünteesima, mis tähendabki seda, et me peame seda väljast saama toiduga. Suurenenud mikrotoitainete vajadus ainevahetuslike protsesside läbiviimiseks ja selle balansseerimiseks siis suurem vitamiinide ja mineraalide tarbimine selle tasakaalustamiseks. No siin ongi tegelikkuses see, et üks asi on see, et kas me esimese hooga kohe vajame mingisugust toidulisandit selle jaoks või teine asi on see, et me vajame lihtsalt toitaine tihedamat toitu. See tähendabki seda, et üldjuhul kui me ei saa võrrelda täna toitumises ka ainult seda, et kalor võrdub kalor. Jah, kalorite mõttes tõesti, aga me ei ela ainult nii-öelda numbrite maailmas. Lisaks kaloritele me vajame sisuliselt erinevad siis mikrotoitained ja nüüd vahe tegelikult selle toidu ja toidu kalorisuse puhul suurem vahe ongi tegelikult nendes mikrotoitainete sisalduses. Ja see mikrotoitainete sisaldus saabki läbi ainult toitaine tihedama toidu tulla, mis tähendabki seda, et me õpime sööma toiduained, mis neid sisaldavad. Nii et ja see omakorda tegelikult võimaldabki organismil paremini nii-öelda ka füüsilise koormusega toime tulla. Ja seejärel alles võib mõelda, et okei, et võib-olla see koormus nagu kasvab, kas meil on vajalik ka mõningaid toidulisandid asju sinna juurde tarbida. Aga alguses saab väga palju korrektsiooni teha tegelikult lihtsalt läbi normaalse toitumise. Suurem kaotatud vedeliku hulk, ja selle tasakaalustamiseks suurenenud vedeliku tarbimine. No vedeliku tarbimist räägitakse suhteliselt palju ja põhjendatult, sellepärast, et me ju koosneme veest, enam-vähem 2/3 inimest on vesi tegelikkuses. Ja selge, et kui me kulutame midagi ja higistame, siis me kaotame ka vett ja selle tasakaalustamiseks peame me vett tagasi saama. Nüüd olgu öeldud, et me ka erinevad tervise soovitused tavaliselt, öeldakse ju, et jooge 2 liitrit vett päevas. Me ei saa vett teadupärast mitte ainult eraldi siis nii-öelda joogina, vaid me tegelikkuses ju saame suhteliselt palju vett läbi toidu. Mida tervislikum, mida mitmekesisem see toit on, seda rohkem me saame ka läbi toidu juba vett. Ja ausalt öeldes sellisel juhul juba ka see lisavedeliku tarbimine sõltubki nüüd sellest, milline see toidusedel välja näeb ja kui palju. Ma toon lihtsalt näite, et kui ma teen hommikul putru piltlikult öeldes, siis pudru valmistamiseks ma kasutan juba kuskil 700 kuni 1 liiter vett. Ainuüksi putru teha, eks ole. Kui ma olen treeningu käigus juba ma tarbin kuskil keskelt läbi 1,5 tunni jooksul, ma joon kuskil liiter, 1,2 liitert kuskil 1,5 tunnise treeningu jooksul ära. Ehk selgelt inimeste vajadus on erinev. Kui on väiksem kehakaal, siis kellelegi vaja praegu seda näidet võtta nagu pähe endale, et ma pean ka nii palju jooma. Ei,
on inimeste higi-erituvus on esiteks esinev, ma ise suhteliselt palju higistan ka treeninguga, ma väljutan suhteliselt palju vett ja samal ajal teisest küljest öeldakse balansseerimiseks, ma vajan ka sellise koguse vett tagasi, aga sisuliselt läbi siis joomise ja toidu ma vaatan kuskil 4-5 liitrit vett ma tarbin ise läbi siis nii-öelda normaalse söömise ja vedeliku tarbimise. Ehk siis, ja selle jaoks ma ei pea väga palju ausalt öeldes isegi pingutama, et sellist vedeliku hulka nagu kätte saada. Siis sport ja makrotoinete vahekord. Alati on oluline ka rääkida sellest, millises vahekorras. Selge, et täna ilmub ka erinevat informatsiooni, siis iga päev praktiliselt ilmub mõni raamat, kus öeldakse, et ärge sööge neid asju, sööge neid asju. Nüüd, me ei saa eirata ühte asja, kui me võime eirata istuva eluviisi puhul teatud mööndus või seda, et tõesti, et kas me sellisel kujul süsivesikuid istudes vajame, nagu selline klassikaline toitumissoovitus annab, siis ma ütlen tõesti, et aja jooksul on asjad natukene muutunud, et kui varasemad toitumissoovitused olid ikkagi selline, et praktiliselt 50-60% peaks olema süsivesikud ja täna, kui me vaatame inimesi, kes absoluutselt ei liigu ja ütleme, et teie kalorsuse juures peaks olema, eeldusel muidugi, et ka see kalorsus ei ületa seda kulutust, peaks olema see süsivesikute osakaal sama suur, siis ma natukene kipun küll täna kahtlema selles. Väga lihtsalt põhjusel, sest ikkagi süsivesikute esmane vajadus on seotud meie kehalise aktiivsusega. Mida rohkem me liigume, seda rohkem me ka süsivesikuid jooksvalt kasutame ja seda lihtsam on meil kehalist koormust ka taluda, eriti kui me räägime spordist. Aga kui me istume, siis ausalt öeldes meiega süsivesikute vajades istumistes on suhteliselt minimaalne. Ehk siis sellisel juhul, kui on tegemist ka mitteaktiivse inimesega, ma olen soovitanud ka seda toitumissoovituses vaadata natukene proportsioonid üle. Et kui me teame seda, et nii valgud kui rasvad tegelikkuses aitavad nii-öelda siis veresuhkru taseme tõusu takistada ja aeglustavad seda ja nad hoiavad pikemat aega täiskõhu tunde, siis ma olen soovitanud ka erinevate dieetide puhul kasutada võib-olla mitte kombinatsioonis sellist 50-60% süsivesikuid, vaid enam-vähem selline 40, 30, 30, kui nüüd rääkida süsivesikud, valgud, rasvad, või siis enam-vähem isegi kolmandik, ehk enam-vähem proportsioonis, et ka valkude ja rasvade osakaal sellest toiduratsioonist on olnud suurem ja seda tegelikult just enamalt jaolt, kellele ma olen tähele pannud, on naised, kellele selline soovitus eelkõige on andnud paremaid tulemusi, sest ma täna, nagu öeldakse, ma räägin selle baasilt, milliseid tulemusi praktikas nii võistlusspordis kui ka siis lihtsalt harrastajate puhul mul on õnnestunud läbi viia. Ja kui töötates erinevate inimestega, sa hakkad ka aru saama, kui erinevad inimesed on tegelikkuses ja kui erinev on nende üldse, kuidas öelda, võime taluda siis erinevaid dieete ja kuidas nad taluvad ka kehalist koormust erinevalt. Nii et siin on ka see, et väga harva olen ma kohanud naisterahvaid, kui nüüd minna päris, ütleme siis juba võib-olla hüppena ka võistlusspordi juurde, kellele sobib sellises vahekorras dieet, kus on ülekaalus süsivesikud. Ütlen ausalt, need on olnud ühe käe näppudel inimesed kogu sellest massist, keda ma olen aastakümnete jooksul treeninud. Enamalt jaolt on sobinud tegelikkuses dieedid, kus on siis madalam süsivesikute sisaldus ja kõrgem valgu ja rasvasisaldus. Nii et see on üks asi, mida on keeruline eirata, aga kui me räägime sellist klassikalist ja normaalset soovitust ilma võib-olla mingi tõsise eesmärgita ka kehakaalu langetada, sest tegelikult ega me ei räägi sportimise vajadusest täna ainult sellega, et me peaks kogu aeg saama kehakaalu maha. Ja umbes, kui me ütleme, et me oleme normaalses kehakaalus, ju me siis trenni justkui tegema ei peaks. Et ikkagi igat sorti inimene sõltumata kehatüübis tegelikult vajab füüsilist koormust, sest tegelikult inimene on siia ilma ikkagi sündinud liikuma ja me ei saa seda eirata. Kui me proovime seda eirata, nagu ma ütlesin, et varem või hiljem tekivad erinevad tervisehädad ja me vajame liikumist. Süsivesikud, nagu ma ütlesin, põhiline siis nii-öelda energiaallikas ja nüüd me kipume muidugi materdama natukene lihtsüsivesikuid, enamus siis maguskraam, aga mitte ainult lihtsüsivesikute alla. Me tegelikult saame ka tihti liigitada ka toiduained, mis tegelikult võib-olla magusad ei olegi, aga lihtsalt läbi töötlemise nii-öelda muudavad nad oma glükogeemilist indeksit, mis teeb nad nii-öelda siis ka lihtsüsivesikute alla. Valge riis näiteks või sai või.
et need on asjad, mis tegelikkuses on ka lihtsüsivesikute alla me liigitame ja mis tegelikkuses kehalise koormuse puhul aitavad suhteliselt lihtsalt meil energiavarusid taastada. Aga kui me räägime täna suhkrutest, siis suhkur kipub olema ka üks selline probleem, millele selgelt öeldakse, et suhkur on absoluutselt välistatud ja suhkrut me nagu ei peaks üldse tarbima. Ma ise kehaliselt aktiivse inimesena julgen küll öelda, et kui suhkur päris laualt ära koristada või proovida ta eemaldada, siis suhteliselt ruttu on tegelikkuses probleem majas. Me vajame vajalikus koguses ka suhkrut organismi jaoks. Seda nii ajutegevuse jaoks, mul on olnud dieeti omal ajal, kus ma tegin ka ja suhteliselt välja sai kõik see ikkagi raam lülitatud. Ütlen ausalt, et ega mingisuguseid väga tõsiseid ülesandeid sel ajal ei olnud mõtet nagu kätte anda, sellepärast, et lihtsalt pea ei tööta. Ja kui sa peaksid sellises situatsioonis või pikka aega sellises, kuidas nüüd öelda, piiratud toitumise puhul, mille sa ise endale oled kehtestanud teatud eesmärgini jõudmisele teinud, siis varem või hiljem sa saad aru, et päris ilma suhkruta see elu siin ikka ilmas toimida ei saa. Küll aga tõsi ta on see, et me peame teadvustama seda, et me suhkrut saame suhteliselt lihtsalt, suhteliselt palju peidetud kujul ja ma ütlengi, et mida kehaliselt aktiivsemad te olete, seda lihtsam on suhkrute baasil taastada energiavarud. Et see on nagu üks asi, mida me ei saa eirata ja see on üks asi, mis käivitab tegelikult kogu taastumisprotsessi. Sest enne kui saab valgusüntees toimuma hakata, vajab organism kõigepealt süsivesikuid, et taastada nii-öelda energiavarud ja seejärel me saame lihaste taastumise ja valgusünteesi aktiivsemalt esile kutsuda. Nii et see on nagu selline asi, et kehaliselt aktiivne inimene kindlasti ei pea mõtlema, et huvitav, et kas ma peale trenni absoluutselt süsivesikut peaks välja võtma, et see ei ole kõige mõistlikum tegu, ma ütlen. Valkude tähtsuse roll, nagu ma mainisin ka, et kõige rohkem, mis muutub ja kui ma analüüsin ka täna erinevaid toitumisplaane või asju ja toiduanalüüsi, mida erinevad inimesed siis saadavad ja mida ma vaatan, siis tegelikult selgubki, et enamus inimeste puhul, kes tahavad oma välimuses midagi muuta, siis esimene asi, mis neil puudu jääb, on praktiliselt nad saavad kas pool või kolmandiku sellest valguvajadusest, mida nad tegelikult vajaksid sellise kehalise koormuse juures, mida nad parasjagu järgivad. Nii et esimene asi ja see eeldab tegelikult mida? Ta eeldab lihtsalt selliselt teadlikumalt valgu tarbimist ehk ka kodujuustud, kohupiimad, munad, liha, kala, kana. Sellised toiduained peaksid olema siis mitte nii, et ma päevas ühe toidukorra juures teda sõingi, ja mune ma sõin ka 2 päeva tagasi 2 muna, aga ta eeldab ikkagi regulaarselt, et need samad toiduained on iga toidukorra juures erineval kujul esindatud. Mida mitmekülgsem see spekter on, seda tegelikult suurema tõenäosusega me saame ka kätte endale vajalikus vahekorras kõik vajalikud aminoõpped, mis on vajalikud siis organismi struktuuride ülesehitamiseks. Nii et need on sellised asjad ja taimsed valgud samamoodi, taimsed valke me saame enamalt jaolt ka just, me oleme kehvad tõenäoliselt ubade ja erneste sööjad, küll aga rohkem, ütleme, päistera, riis, pasta, võib-olla need on rohkem inimeste laual, et me saame ka taimseid valke sealt, aga suures osas ikkagi ja sobilikumas vahenkorras on tegelikkuses meie jaoks loomsed valgud ja ka loomsed toiduained, nii et nendele ei maksaks ka piiratud toitumisega inimestel, kes siis enda jaoks on mingid piirangud kehtestanud, päris selga nagu pöörata. Tänapäeval on levimas ju veganlus erinevas vormis, aga päris see, kui keegi inimene lihast loobub, ma ütlen üksinda, kes ei ole mingi katastroof. On väga palju loomseid toiduaineid, millega on võimalik seda asendama. Aga kui keerata selga absoluutselt kõigile loomsele toidule, siis ma arvan, et see ei ole inimese organismi seisukohalt kõige mõistlikum tegevus. Aga see on inimeste enda valik ja nagu öeldaksegi, ega ilmas elades, kui me saaks iga päev päris hästi aru erinevas valdkonnas, mida ja miks keegi teeb või käitub nii, siis oleks võib-olla lihtsam elada, aga see näitabki inimeste eripära. Rasvade tähtsus, rasvad tegelikult kipuvad olema ka need, mida me kipume koheselt materdama, aga ütlen ausalt, et rasvade sees hoidmine on üks olulisemaid asju organismi normaalseks funktsioneerimiseks ja selleks, et me ainevahetus kinni jooksutaks. Ja ma olen oma elus teinud ka dieete, kus tegelikult proovisin nii palju kui võimalik rasvast loobuda ja sellega kaasas tegelikult ainult äärmiselt halb enesetunne. Ja ma õige pea sain aru, kuna tol ajal, kui ma seda tegin, sellest on võib-olla mõnikümmend aastat tagasi, siis eeldus oli väga lihtne. Kui me saame aru, et meil on talletatud rasva hulk suhteliselt suur,
Sest mul tekib ju lihtne loogika ütlebki, et aga miks ma peaks väljas seda rasva andma, kui organismil on siin seda piisavalt, las ta siit võtab ja toimetab siis. Jah, ta on suuteline seda tegema, tõesti, aga paljud protsessid organismis saavad toimuda siiski vajalike rasvhapete koosluses, eriti kui me räägime täna ka omega-3 ja omega-6 vahekorrast, see kipub olema ka meil tegelikult tänu toidu töötlemisele nihkes, siis kui varem oli see suhe seal võib-olla 4:1, mis ta võikski olla siis omega-6 ja 3 situatsioonis, siis niipidi vaadatuna, siis täna see tänu toidu töötlemisele kipub olema nii, et see on võib-olla seal 1,30, 1,40. Ehk siis tegelikult milles probleem on see, et omega-6, mida me saame oluliselt lihtsamalt tegelikult toidus kätte, tekitab suhteliselt palju põletikku. Ja enamus põletikuprotsessid ongi need, mis tegelikult meid lõpuks nagu hävitama otsast hakkavad. Ja selle tasakaalustamiseks me vajaks omega-3 rasvhappeid, aga neid me ei ole väga harjunud sööma. See tähendabki seda, et kui ma ise enda käest tihti pean ka küsima, et kui tihti ma nüüd rasvast kala näiteks söön või et ega ei söö väga tihti. Ja selle jaoks ongi võib-olla omega-3 on üks asi, mida ma suhteliselt regulaarselt tegelikult tarbin ka aasta ringi lihtsalt juurde, et ma tean, et ma ei ole nüüd igapäeval selline kalasööja, et võib-olla nädalas korra või paari nädala peale korra ja seda ka veel endale teadvustades, aga sisuliselt ikkagi omega-3 on üks asi, mida iga enda tervisest lugupidav inimene meie nii-öelda seda toiduainetööstust ja kogu seda vaadates võiks juurde nagu tarbida. Nii et kas siin on siis enam-vähem, ja ma tõin ka ära, et alla 1 grammi kilogrammi kohta ei ole ka dieedi tingimuses mõtet valgu või seda rasvakogust viia, sest vastasel juhul, nagu ma ütlesin, et lihtsalt see enesetunne ja kuna tegelikult rasvad mängivad olulist rolli nii immuunsüsteemi toetamisel ja meie kliimas, kus on enamus aja on pime, sajab vihma on külm, suhteliselt ruttu olete haigustega kimpus. Ja teine asi on veel hormoonsüsteem. Eriti naiste puhul, ütlen ausalt, ma olen näinud väga madala rasvasisaldusega dieete ja see on lõppenud paljudel inimestel selles mõttes väga kurvalt, et teatud protsessid, mis iga kuus korra peavad toimuma, need lakkavad olemast. Ja kui need lakkavad olemast väga pikka aega, siis on nagu organismi jaoks nagu suhteliselt ruttu kuri karjas. Sporti toitumine, toidu mõju ei ole ainult siis seotud sellega, et me saavutame, kuidas nüüd öelda, võib-olla ainult välises mõttes parema siis nii-öelda välimuse. Ta on ikkagi tervisele, meil on raske alati mõõta seda, mida see tähendab, et nüüd me teeme trenni, kuidas nüüd see tervis nüüd parem on, sest tihti selgub, et väga tervisliku eluviisi elavad inimesed haigestuvad, väga raskelt haigestuvad. Võiks öelda, et sport ei ole ka garantii, kuidas nüüd öelda, haigestamise vastu või mingite tõsiste tervisehädade tekkimise vastu, aga ta on eeldus mingite asjade kas ennetamiseks või edasi lükkamiseks, mis ilma selle eluviisita võiksid oluliselt kiiremini väljenduda. Välimusele kindlasti, ma usun täna paratamatult meie sotsiaalmeedia ajas, kõik tahavad ilusad välja näha ja kui tihti õnnestubki kohtuda inimestega, kellega oled ainult Instagramis kohtunud, siis selgub, et kohale tulles ei tunne inimest äragi. et eks see välimus on üks asi, mis täna tõenäoliselt motiveerib ikka väga palju inimesi seda elustiili muutma, mis tegelikult ei ole ju halb. Me nimetame seda võib-olla mingiks enesenimetlemiseks või tahtmiseks olla keegi, kes me ei ole, aga ma usun, et nii mõnigi inimene võtab just sel lihtsal põhjusel täna ette tee spordisaali või muudab midagi oma toitumises, et parem välja näha. Enesetundele, ma arvan, et kõige suurem asi, mis võiks olla, on ikkagi enesetunde, sest kui ma täna võrdlen ka seda, millise enesetunde hea treening minule annab ja milline, ma võin öelda, et ma olen treeningsõltlane, siin oli vist sõltuvustest meil ka täna juttu, siis ma arvan, et see on üks paremaid sõltuvusi, mis inimesel võib kaasa hakata. Muidugi ma olen selle äärmuslike versioone ka näinud, mis ei ole üldsegi nii elusad, et kus inimene umbes, kui ta 5 tundi ratast päevas ei sõita, siis tal hakkavad juba jalad värisema ja see inimene muutub kodus agressiivseks juba. Et need on nagu sellised äärmused, mis kaasnevad, aga ma arvan, et selline tund kehalist koormus kas päevas või üle päeva inimesele ja see vajadus, et kui ta ühe päeva ei käi, et tal see tekib, ma arvan, et ma usun, et võib-olla need inimesed, kes täna ei saa isegi võib-olla aru, millest ma räägin, et uskuge mind, kui te selle saavutate, see on nagu selline kihvt tunne, et sa saad aru, et sul on halb olla, kui sa ei liigu. Ja sul tekib vajadus midagi teha, nagu, et see võiks olla see tegelikult, mille poole ühiskond tegelikult pürgib, et meil tekib see sisemine tõuge või vajadus.
toitumine on enamalt kui lihtsalt elus olemiseks vajalik tegevus. Jah, seda ta on täna ju tegelikult nii kauplemise objekt, kultuurifenomen kui ka sotsialiseerumisvahend, et me enamus kohti, enamus asju me teeme või lepime kokku seal, kus on toit ümber ja nagu ma ütlesin, probleem täna on ikkagi toiduküllus ja võib-olla isegi oskus öelda toidule ei. Meil on see asi, meil on naljaks tunne, et kui midagi tasuta antakse, no siis me võiks nagu lõhki süüa ennast. Et ma täna lähtun mitte, et mulle tasuta asjad ei meeldiks, meeldivad ikka. Aga ma suudan täna iseenda jaoks piirangud kehtestada. Kui ma kuskil lähen ja saan aru, et seal on ekstra veel toit lisaks sellele, mida ma ju ise plaanin nagu nii süüa, siis ärge kartke toidule öelda ei vahest. Sest vastasel juhul, nagu öeldaksegi, varem või hiljem te oletegi oma kehakaalu või tervisega pahuks, sest te võtate kõik vastu, mis teile antakse. Siin on üks hea näide mul endast ühelt õpilaselt, kes on tegelikult 28-aastane seal pildi peal. Ja inimene, kes elu sees ei teinud sporti ja kehalises kasvatuses jäi suvetööle ja sealt sai ka muru niitmisi ka ära. Nii et ta oli nagu täiesti selline null sport tegevus ja Martin on minu arvates hea eeskuju, keda ma olen toonud siis erinevatel ka, kus ta võttis ise ennast kätte ja ta kaalus 148 kilogrammi 28-aastasena ja lihtsalt ütles üks päev, et aitab. Ta jäi suures koguses alkoholi, tegi suitsu ja üks päev tõmbas kriipsu sinna peale, ütles, et aitab. Ja ta juurutas endas liikumisharjumuse, mida tal ei olnud lapsest peale. Kui mina ütlen jah, et ütlete ka, et mida sa sinna ajad, et sa oled nagu 35 aastat sporti teinud lapsest saadik, et sul on ju lihtne rääkida. Aga Martin ongi hea näide täna neile inimestele, kes ütlevad, et kuule, tead, mina ju ei saa või ma olengi selline või teeb küsimusega, ta oli ka ju selline. Kuidas ta siis järsku sai nagu vormi ja täna ta on veel paremas vormis, see pilt on tehtud kuskil aasta tagasi, aga 148 kilost jäi järele seal 86-7 kilo, ehk 60 kilo ta võttis maha. Tänaseks on ka see nahk, mis alguses ju oli välja veninud, on tagasi tasapisi tõmmanud ja kuna kõik koed ja rakud uuenevad kaasa arvatud ka nahk, siis tasapisi on ta üha rohkem trimmi tõmmanud ja ta on olnud selline hea eeskuju, mida ma olen ikkagi näidanud, et kui inimene tõesti tahab, siis ta saab. Aga nii kui me hakkame endale sisendama seda, et ma ei saa, ma ei ole võimalik või see ei ole võimalik, siis inimene ei jõua aga mitte kuskil. Peamised vead, liigne treenimine ja energiaressursi ebaõige kasutamine. See on üks asi, et me tegeleme spordi ja kehalise aktiivsusega nagu mingisuguse hooaja tööga. Nii nagu mingi suvel heina niitmine ja talvel lume lükkamine, et ma nüüd natuke aega teen, vaatan, mis saab. Ehk siis tegelikult, ja siis kui me kätte võtame, siis on nii, et tõesti, ega eestlane on töökas rahvas, et ega ta niidab ikkagi platsi puhtaks ja naabri maa pealt ka veel jupi ja kui läheb lund lükkama, lükkab ikka laia selle mitte ainult oma platsi, aga sealt eemalt ka lahti. Sama on tegelikult selle energiaressursiga ka, et me hakkame seda tegema lühiajaliselt ja intensiivselt, uus aasta on kõige parem koht, kus me lubame endale midagi, me hakkame tegema ja tulemuseks on siis see, et me hästi intensiivselt ja lühiajaliselt tegelemegi sellega. Aga me peame ühte asja aru saama. Me ei saa sporti ette ära teha. Nii nagu me ei saa ette ära süüa, nii nagu me ei saa ette ära magada. Need on tegevused, mida inimene peab tegelema elukestvalt. Ja kui me hakkame sellest suhtuma kui elukestvasse tegevusse, siis kaob ära meil see kiire. Sest meil on vaja ju ruttu vormi saada. Ma küsisin, kus teil kiire on, et kui teil on võtnud näiteks 20 aastat aega, et vormist välja minna, nüüd järsku teil on vajalik 3 kuuga saada imevormi. Ma ütlesin, varuge rahulikult aega, mitte 20 aastat võib-olla, varuge aasta aega. Vaadake, mis aastaga juhtub, kui te aasta otsa käite 3 korda nädalas treeningutel, vaadake, mis teiega juhtub. Ja kui te samal ajal korrastate oma toitumise, väga suure tõenäosusega te olete aasta pärast väga heas vormis. Aga meil on just see sama, kui ma ruttu ja kohe ei saa, siis ma ei teegi. See on see asi, et kehalist aktiivsust ei saagi mõõta lühiajaliselt, sellega tuleb elukestvalt tegeleda. Liigne toitumise piiramine, sellele ma juba peatusin, et see on üks põhjusi, mis nagu tehakse, et ikkagi, kui te liigute vastupidi, õpetage oma ainevahetus ja oma organism kasutama energiat. Seda on võimalik teha, see ei juhtu poole aastaga. Aastatega on võimalik oma masinavärk isegi nii-öelda võib-olla kaasa antud aeglane ainevahetus joosta käima õpetades, aga selle eeldus ongi see, et on pidev füüsiline koormus ja pidevalt antakse ka toitu peale. Organism saab aru, et toimub kulutamine, et hakkab seda kiiremini läbi laskma. Seda on võimalik teha, ma olen näinud oma elus inimesi, kes on
tulnud mu juurde, on alguses istunud kuskil 1500 kalori peale, ei ole saavutanud tulemusi seejuures meeletu füüsilise koormuse juures ja mõistlikult sellest asjast välja tulles on saavutanud selle, et pärast istutakse 3000 peal ja kaal püsib või langeb selle peale. Aga see on organismi võime tegelikult õpetada organismi, et me kulutame ja samal ajal anname toitu ka peale. Elage kooskõlas nagu organismiga, mitte ärge töödake talle vastu. Hooajaline tegevus just jätsin, et jätkusuutlikkus puudub ja motivatsiooni puudus, tavalise motivatsiooni puudus kaob ära ikkagi selle, kui me ei näe tulemusi. Mul on tõesti vahest on päris kahju vaadata, võib-olla viimasel ajal võib-olla vähem, kuna rühmatreeningu inimestega ma nii palju kokku ei puutu, aga tihti naised ka, kes käisid rühmatreeningus ja ma nägin, et need aastad ühesugused. Ma saan aru, miks see inimene tuli spordisaali, ma näen, mida ta tegelikult tahab saada ja tegelikkuses, tegelikult midagi nagu juhtub visuaalses mõttes. Ja ikkagi see, mõistlik oleks nagu enda käest nagu küsida, et kui lühiajaliselt mingid muutus ei toimu, äkki on vaja midagi muuta. Äkki see treening ei toeta seda tegevusest. Nagu ma ütlesin, et ka rasvapõletuse jaoks ei ole vaja koheselt võtta kõige intensiivsem tegevus. Võib-olla selgub, et selline tunnine jalutuskäik tekitab seda rasvapõletust oluliselt paremini kui 15-minutine jooks, kus see pulss läheb lakke ja selgub, et tegelikkuses organism ei ole võimeline rasvu kasutama nii-öelda sellisel kõrgel pulsisageduse juures. Nii et need on asjad, mida teadlikult tehes saab välistada ja mida saab nii-öelda nagu suunata sinna, et see tegevus tooks ka tulemusi. Sest nii nagu töö juures me tahame tulemust, nii nagu me õppimises tahame ju paremaid, kas siis eksami tulemusi või lõppuindeid, täpselt sama spordi tegemisel. Et seal peab olema tagasiside mingi positiivse muutuse näol. Kui seda ei ole, siis lõpuks ongi see, me lööme käega, vaatab täitsa lõpp, et ma olengi süke, et ju siis ei ole antud, et ei tule seda tulemust. Kõik saavad tulemuse, kui nad kasutavad vastava sisulist metoodikat, mis aitab seda ellu viia. Nii. Ja kokkuvõtteks ma vaatangi, et enam ma suudangi isegi üllatuslikult ajas püsida. Mul kipub olema nii, et aeg on läbi ja ma olen esimest slaidi juures. Ma olen isegi, ma olen saanud võib-olla tihedalt olnud loengut ka, ma olen saanud kuidagi enam harjutada ka. Sportumine ja toitumine peavad käima käsikäes, nagu öeldakse just, et suurenenud toitainete vajadus, et nii kui te trenni lähete, siis ei ole nii, et ainult, ma käingi trennis, küll see mind juba ilusaks, saledaks ja kenaks teeb. Toit teeb seda. Treening on eeltöö muutuseks. See muutus toimub läbi õige toitumise. Seda me peame aru saama ja kui me õpime seda aru saama, siis on palju lihtsam seda ka ellu viia. Nii kehaline aktiivsus kui toitumine on elukestvad tegevused, seda ma juba mainisin, ja õpi nautima kehalist aktiivsust. See on juba lihtne õigata, aga see ei ole üldse nii lihtne, nagu öeldaksegi, et see juurduks. Aga ka inimesed, nagu ma ütlesin, kes ei ole kunagi sporti teinud, nagu see Martini näol ka ma tein, on tegelikkuses muutnud täna see, et teda ei ole vaja enam sundida trenni. Ta läheb ise sinna ja tekib organismil endal vajadus kehalise koormuse järgi. See võtab aega ühel juhul vähem või rohkem, seal ei ole nii, et umbes 2 nädalat kannatage ära ja nüüd läheb. Mõnel juhul võib see võtta võib-olla aasta. Mul on hea meel või näitena olgugi Rain Kelk, kes tuntud raadioajal ka, kes käib sama spordiklubis Spartas ja ta siiamaani, kui ma teda näen, ta ütleb, ta on vihanud sporti sõna otseses mõttes. Vastik asi, täiesti vastik tegevus. Ta käib ikkagi jupp aega trennis, oleme ausad, ja ta on ikka maha võtnud üks jagu oma kehakaalu, aga ta siiamaani seda vihkab. Ta ütleb, aga see enesetunne, mis peale seda, kui ta sauna ukse lahti teeb ja sinna korraks läheb, see on see, mis teda tagasi toob. Et vähemalt proovigi kogu selle protsessi käigus leida siis nii-öelda see iva, mis teid sinna sisse toob, et kannatage nii-öelda see vastikuma osa ära ja nautige siis kas seda sauna või seda, kui te väsinud istute pärast autosse. Ja lõpetuseks veel, et tervislik toit võib olla ka maitsev. Ma panin mõned toidupildid, ei ole need on enda tehtud toit, mida ma ka aeg-ajalt kaasa endale teen, aga tegelikult me hakkame sööma silmadega kõigepealt, et ka laste pole ise 2 tütre isa, siis lastega toitumist parandades esmalt proovige parandada toidu väljanägemist. Toitu ja tervislikku toitu on võimalik teha väga isuäratavalt ja ma just tulin tegelikult Balti jaama turult, kus mul eile õhtu helistati ja küsiti, et äkki sulle tuled teed ühepaja toitu. See oli selline vegan versioon ilma nihata, ilma mitte millegita ja mõtlesin, et ma iga päev ei tee küll, aga pange asjad lauale, et küll me teeme siis. Ja sellest oli huvitav kogemus, et kus kussiga tehtud selline ühepaja toit tõesti juurviljadest väga
maitsev tuli välja, nii ma arvan, et inimesed lihtsalt viisakust ütlesid, aga ma maitsesin ise ka, mulle tundus, et tuli päris hästi välja. Et see toidu välja nägemine ja toidu ise tegemine, ma arvan, et see on ka üks alus, et me oleme hästi laisad ja olles paar päeva tagasi toidukulleriks käinud, ma pakutud selline võimalus tule toidukulleriks. Ja see oli huvitav oli nagu näha, mul tegelikult ütlen ausalt, käed hakkasid värisema, kui ma läksin ukseni pitsadega ja sealt tuli ütlen ausalt, ülekaaluline noormees tuli ukse peale vastu, ma andsin talle need pitsad ja siis nagu mõtlesin küll, issand jumal küll, et inimesed, tegelikult see ei olnud kõige parem tunne, et see nagu, ma oleks tegelikult talle võinud öelda, mida nagu mitte teha või ma ei läinud ju moraali ukse peal lugema ja ma sain aru, et selline teenus on olemas, aga tegelikult see võimaldas või sa võid inimesele, ütleme ühe salati koju, mis maksab võib-olla 5 eurot, aga inimene maksab selle koju toomise eest kokku 11 eurot. Siis ma mõtlen, huvitav küll, et kas see vend nagu tõesti ei viitsi nagu ise võtta ja lõigata või isegi minna alla poodi ja osta siis selle valmis toidu, selle on valmis toidulett ka, et lihtsalt, et see, kui mugavaks me nagu selle teeme, see on ikka uskumatu ja selline jällegi kogemus seda nagu lähedalt näha, sest muidu me näeme, et mingid asjad toimuvad, mingid teenused on, kui sa nagu sõidad 3 tundi, et nagu teed midagi sellist, siis tegelikult see avab su enda silmad, et see asi on ikka päris tõsine tegelikult, et me oleme nagu nii mugavad, et umbes, et kui 5 minuti kaugus on toidupood, see tundub meile, et see on kauge. Nüüd ehitatakse 2 minuti kaugus, väga vahva, et ma pean veel vähem käima. Et ma arvan, pigem tunneks rõõmu ja teadvustaks seda ja esitaks ühe lihtsa küsimuse päeva lõpuks, et kas me täna liikunud oleme ja teine küsimus võib-olla, et kas me oleme mõelnud üldse, mida me sööme ja mida see toit sisaldab. Meil ongi 2 asja tegelikult, mida me tavaliselt ei tee, et me läheme sööma emotsioonist, me sööme üldjuhul seda, milline maitse võib-olla kogemus meil varasemalt on ja me väga ei mõtle, mida see toit sisaldab. Aga kui me õpime mõtlema, siis automaatselt me tegelikult paneme teatud filtri endale vahele ja me hakkame tegema õigeid valikuid, siis me saame oota, aga mis asi see sisaldab. Mitte ma ei tahaks minna kuhugi päris raku sisse või väga peeneks sellega, sest ma ise ka ei kujuta ju tegelikult ette, milliseid mikro- ja makrotoitaineid tegelikkuses see toit sisaldab, mida me sööme. Ja võib-olla kas see nüüd nii ülioluline nagu vahest öeldaksegi, et kõik peab olema mahe ja et kas see lind või loom suri loomuliku surma ja hea tujuga, aga et kuskilt läheb see piir, et ma arvan, me ei pea alati kõik asju teadma, sest vastasel juhul inimene vaatab, ta ei saagi nagu normaalselt eksisteerida. Et ma arvan, kui me teeme nagu mõistuse päraselt kõiki neid asju ja lihtsalt esitame endale lihtsaid küsimusi, lihtsalt vahest valime, vahest anname ka järgi, sest ega ka järgi andmine on vajalik, et emotsionaalselt nagu tegelikult aru saada, mida ma tavaliselt saan aru näiteks peale võistlusi, kui on võimalus ka süüa rohkem ja tõenäoliselt nädalas ma võtan ühe õhtu ka, võib-olla täna õhtu näiteks, kus ma lähengi, olles ise järjekordselt diedil, oma elus üle 300 kilogrammi oleme maha võtnud kehakaalu, sama palju loomulikult tõstnud, aga ühe õhtu ma võtan, kus ma tegelikult võib-olla unustan ära, et kas ta nüüd on see toit nii tervislik või ei ole, lasen natuke vabamaks, see võimaldab mul tegelikult järgmine päev või isegi see õhtu aru saada, et tegelikult mul on halb olla sellest toidust. Et ka vahest see ülesöömine või ka rasvase või mitte tervisliku toidu söömine võimaldab mul aru saada, et tegelikult sa tavapäeval sööd normaalset toitu, sul on hea olla. Aga tihti me läbi selle nii-öelda selle toidu ülesöömise, ma tekitangi korraks endale sellise, see on nagu mingisugune nagu joove, et sa nagu emotsionaalselt saad kaetud, aga pärast tunned halvasti, ehk järgneb selline toidupohmell sõna otseses mõttes, kus sa tunned ennast halvasti. Ja tegelikult peale seda toimuks ära kuule, et see ju ei ole normaalne. Ja siis hakkad jälle sööma oma harjumuspärased toite ja sa tunned, kuidas see toit käib läbi, organismil on lihtsam nagu olla. Nii, aga selline oli minu tagasihoidlik etteaste ja ma väga vabandan, kui ma ei puudutanud mingisuguseid süvitsi asju, aga nagu öeldudki, et eks see konverents ongi selline, et me saame selle nii-öelda siis piima pealt natukene seda koort mekkida ja kes tahab saada seda suuremas koguses, siis alati on võimalik kas oma kollektiivi või sõpruskonda või kuskile tellida, sest ma teen ju koolitusi ka täiesti personaalsemalt, mitte ainult konverentsi vormis ja on nii treenerite koolitusi, kus me teeme päevade kaupa erinevaid ja süvitsi juba koolitusi, nii et ja neid teemasid on nii eneseusust, eesmärkidest, motivatsioonist kuni siis süvitsi, kas siis sportlaste toitumiseni või mis iganes asjadeni, nii et küsimusi. Aitäh, Ott. Ja tõesti küsimusi. Kõigepealt ma räägin selle ära, et just nimelt sa ütlesid, vaata toitu, mida sa sööd. Et mis tänapäeval on, et tekib lõuna enne, me ei puhka, läheme telefoni, istume ühes käes kahvel, teises käes telefon. Ja sa arvate, et siis te mõtlete, mis see toit on.
see on enamus viga, et kui te sööte, siis põhimõtteliselt ärge telefoni kaasa võtke või lülitage välja. Sama tehke ka trennis, eile oli hea juhus. Tegime parasjagu trenni, aga seal on veel minust oluliselt eakamaid inimesi, ma ei noor mees, aga seal oli, meil käivad 60 pluss, 80 pluss poisid käivad ka tegema, tõesti vanakooli mehed, kes tulevad trenni, neil ei ole mobiiltelefoni kaasas, nad tõstavad ja teevad. Ja see oli pull oli vaadata, kõrval istus üks noormees, prillidega noormees, mitte küsimus üldse selles, ma olin ise ka lühinägelik olnud tegelikult terve elu. Aga lihtsalt ta oli nagu, istus selle treenasuri pingi peale teil telefonis. Ma jõudsin seal vahepeal teha kõigil higi tilgub, vanameestel higi tilgub, jooksed tehakse trenni. Kutt istus kogu see aeg, siis ma nagu küsin, kas sa nagu trenni ka teed või tuli? Aga mul on paus praegu. Mul on nagu paus praegu 2 minutit, 2 minutist oli asi kaugel, vaata inimene ise ei taju seda aega. Kui ta seal istub, eks ole, ma saan aru, ma teen mitu seeriat kõrval ära, mingeid asju, mul on ka selle enda paus, aga kutt ei liiguta ka, kutt mängib. Et see oli lihtsalt hea kinnitus sellele, et ma tavaliselt trenni lähen, ma tõstan telefoni ära. Trennis ma ei tegele eluliselt nii oluliste asjadega, et mitte midagi 2 tunni jooksul, mis ma võib-olla trennis olen, et ma ei saaks ilma telefonit hakkama. Ja tavaliselt ongi trenni, ma tõstan telefoni kõrvale, kui ei ole vaja üksikut harjutust või mingisugust vormipilti või videosse võtta, aga seda ma ei tee ka absoluutselt iga trenni, et need on asjad, mis nii toidulauas kui treeningus ma tõstan telefonid ära, et keskenduda selle tegevuse, mida te teete. Ja, kõige hullem situatsioon oli mul siin eelmine nädal, kui rulluiskudega sõitsin, siis ratta seljast tuleb vastu. Üks poiss, noormees, telefon, ühe käega sõidab ja ma lähen nina eest meelde eata põhimõtteliselt avariide teinud. Kui mul poleks oskusi olnud, et manööverdada, siis oleks poiss küll, on ju. Et kui teete trenni, siis tehke trenni, kui sööte, siis sööte. Aga olgu, küsimused, tõskem käsi, no näe, täna juba aktiivsemaks, päev on juba energiat täis. Ja tahtsin küsida toitumise ajastamisest, näiteks enne magama minekut, kui palju ennem te nagu viimase toidukorra siis tarbite? Tavaliselt ma proovin seda ise teha nii, et kui ma magama lähen keskeltläbi kuskil selline 11:30, tõusen kell 7, siis ma toidu teen tavaliselt kuskil, proovin teha mitte hiljem kui 9. Ehk ikkagi paar tundi on see toidu vahe ja küsimus ei ole ainult selles vahes, küsimus on see, mida see õhtusöök sisaldab, et tavalises võtmes ikkagi, et enamus sellest energiast, kui ma jagan, siis ma jagan ta lahti ikkagi nii, et võiks öelda kõige tugevam toidukord on mul hommikul, erinevalt tavainimestest. Hommikul ma söön, kui vaadata protsentidena lahti jagada, siis ma julgen öelda kuskil 1/3 oma üldisest kaloraasist ma tarbin praktiliselt hommikusöögiga. Ja lõuna, vahepala, mingi peale trenni, mingi seik ja kui ma jõuan õhtu koju, siis tavaliselt ikkagi see õhtusöök on ikkagi kalorivaesem ja ta on eelkõige süsivesikute vaesem, sest õhtul enam sellises koguses süsivesikuid ma ei vaja, seda enam, kui ma olen treeningjärgse mingi taastusjoogi, kus on juba süsivesikuid valgud sees, olen ära joonud, siis praktiliselt õhtusöök on suhteliselt valgu ja rasvarikas, sest ka ööseks oleks just valke, mis aitavad siis nii-öelda lõhutud lihastruktuure üles ehitada ja kuna rasvad ise omakorda aeglustavad valku tiimendumist, siis lihtsalt jätkub seda materjali nagu pikem aja peale. Nii et see paar tundi enne magaminekut see toitumine söök võiks nagu olla, et on juhusid muidugi olnud, kus on mindud ka vahetult süües magama, aga ma ütlen, see ei ole kõige parem tunne. Et üldjuhul ikkagi, ja teine asi, kui süüa liiga vara ära, siis kipub olema see, et inimesel, oleneb eriti kui nüüd piiratud toitumisega olla ja defitsiidis olla, võib juhtuda see, et sa lihtsalt kella mingi 4-5 aeg läheb inimeselt kõht lihtsalt niimoodi tühjaks, et ta ei kannata seda hommikusöögini või ta ei saa nagu normaalselt magada. Ehk siis ma arvan, selline paar tundi enne magaminekut on igati optimaalne ja kindlasti ei peaks olema päeva kõige tugevam toidukord nagu. Nii, veel küsimusi? Ja palun. Minul tekkis küsimus seoses toitumiskavaga, et praegu on väga popp näiteks interneti vahendusel neid tellida, kuhu sisestad ainult algandmed, kaal, pikkus, vanus ja siis ta ise genereerib sulle mingisuguse süsteemi alusel siis selle toitumise välja. Et kas see on nagu okei? Ma ei tea, mida te täpselt nüüd silmas peate, kas tõenäoliselt lihtsalt te mõtlete, et tellimise ankeedis on suhteliselt pinnapealne info, millel baseeruvalt teile tehakse siis treening või toitumiskava, ma saan aru. Või on lausa nii, et sa sisestad mingid andmed ja sealt genereeritakse kohe midagi, ma ei saanud päris täpselt küsimus.
Noh, jah, ütleme niimoodi, et vaata praktika ja olles ju inimestele ka aastakümneid ka toitumiskavasid teinud, noh, võib-olla sarnasel põhimõttel, ütleme, küll paluda ikkagi eelinfona ennem sisestada see, et kirjeldage oma praegust toitumisharjumust, kirjeldage oma praegust siis teatud elustiili ja omades, ütleme siis mingisugust ettekujutust, noh, vaata, mida põhjalikumalt see ankeet on täidetud, seda rohkem on võimalik sealt saada, aga tihti tõesti need ankeedid on ka nii pinnapealselt täidetud, et sealt on praktiliselt võimatu selget informatsiooni välja lugeda, mida ta tegelikult siiski võimaldab, kuna valdavalt see tellija on inimene, kellel on see tuba sõna otseses mõttes väga sassis, siis ka isegi nii-öelda justkui mitte inimest nägemata, pannes ta enam-vähem kindlatel kellaaegadel sööma, enam-vähem tõenäoliselt väga selgelt ikkagi miinusmärgiga toimetama, sest noh, enamusu, kes need kavad tellivad, minu kogemus on olnud, need soovivad kehakaalu alandada. Ütleme, et ma pakun, et seal mingi 85%, 90% soovib maha võtta ja võib-olla 10-15% inimesi, kes tahavad kehakaalu tõsta. Noh, ja see juures mehed enamus. Naised tavaliselt kirjutavad, nad kirjutavad ikkagi mahavõtmise eesmärgil. Ja kui sealt genereerida, siis teatud määral ikkagi mingisugune madalam kaloraas, ma ei oska nüüd öelda, palju üks, teine või kolmas see tegija need paneb, siis fakt on see, et kuna sellel inimesel oli ennem nii-öelda need asjad täiesti korrast ära, siis isegi nii-öelda sellise tuletusliku kaloraasi ja kindlate toidukordadega ja kus on need enam-vähem, need makrotoitained enam-vähem kõiges vahemikus, on tegelikkuses enamus inimesi saavutab parema tulemuse ja on saavutanud. Noh, mul on ju, kuna ma olen need ise ka teinud aastakümneid ja ka hiljem vaadanud või saanud tagasi need teised tegijatelt ka, mitte võib-olla viimasel ajal, aga üldjuhul inimene saavutab tulemuse. Ka sellise võiks öelda küll, et miks me ei kohtu nüüd, sest isegi kui ma vaatan teile peale, oleme nüüd päris ausalt, tegelikult ega ma ju teie sisse päris hästi ikkagi ei näe, kuidas teie ainevahetus töötab ja mis seal tegelikult toimub. Peale vaadates ei ole võimalik seda öelda. See on enam sama, kui ma proovin hinnata inimest välimuse järgi, on olnud juhused näiteks treeningul, kui ma vaatan, tuleb suur tugev mees, tead, ma panen talle mingi kett peale. Selgub see, et ma panen need kangi alla, et tegelikult ta ei jõuagi mitte midagi teha, kuigi välja ta näeb nagu päris tugev. Ja samal ajal tuleb suhteliselt peenikene poiss, vaatad, et tead, ma kuristan enam, ta selgub, et ta on oluliselt tugevam kui palju suurem mees kõrval. Ehk visuaalsel vaatlusel nii või naapidi, kui me räägime täpsest asjast mingi, siis peaks sellele eelnema süva toiduanalüüs, mis tähendaks seda, et see inimene paneks 3-5 päeva jooksul või nädala jooksul oma toitumise, laseks sõna otseses mõttes grammi kaalu pealt üle, saadaks lähteandmeid. No sportlastega tavaliselt töötates ma üldjuhul pigem teen seda sama varianti, et ma kasutan nii-öelda toiduanalüüsiks reaalselt konkreetseid lähteandmeid. Aga kui me tahaksime saada tavainimestelt, kes ei ole harjunud, ei toitu karbiga kaasa võtma, nad ei ole harjunud üldse arugi saama, mis on süsivesikud valgutrasvad ja anda neile koduseks lähteülesandeks, et pange 5 päeva oma toitu kirja. Mis te arvate, et nad saadaksid need andmed või nad viitsiksid seda teha? Nad ei viitsi, inimene saadab ära ja selgelt, ma olen näinud nii palju oma elus lihtsalt inimesi pikkuse kaalu järgi, et kui inimene saadab lähteandmed ja kirjeldab, millist eluviisi ta elab, ma ei eksi palju, et juba kujutad ette, milline füüsiline vorm visuaalses mõttes sellel inimesel. Ma ei suuda loomulikult näha, millise näolapiga ta on, aga enam-vähem mis kehakujuga, kui sa ütled, pikkus kaal selline, ma kujutan juba ette, kuna me oleme ka reaalselt neid enamus inimesi on treeneritena päris palju kaalunud ja mõõtnud inimesi. Siis sul tekib, kuidas öelda, selline peas olev andmebaas, mis võimaldab sul praktiliselt pikkuse kaalu ja kehalise siis aktiivsuse kirjelduse põhjal aru saada, et okei, kuule, enam-vähem siuksed inimesed on sul enne käe alt läbi käinud ja sa kujutad juba ette tegelikult, kuidas inimene välja näeb ja võib-olla isegi milliseid soovitusi asjadel on. Et ma ei ütleks, et see on nüüd kuidagi kas kuritegu või et see oleks sest seal on, kui vaadata, kui paljud inimesed on abi saanud, siis tegelikult abi on rohkem inimesi kui neid, kes ei ole tulemusi jõudnud. Ja need, kes tavaliselt tulemuseni ei jõua, nad ei ole tegelikult järginud neid soovitusi. See on ka üks asi on, mis on olnud. Jah. Kohe. Üks küsimus ma veel. Siuke lühike küsimus. Okei, siis väikse huvitava oleks minul teada näiteks sinu toidukogused, mis päeva jooksul sööd, see oli hämmastav. Ei, siin ei ole hämmastav midagi, see toidukogused ei pruugi üldse olla nii drastiliselt suured, kui arvatakse. Ma lihtsalt räägin üldiselt juttu, et ma olen teinud ka,
oma elus dieete, kus on kaloraas on olnud 4500 kalorit ja ma olen sellega maha võtnud. Täna ma usun, et need numbrid, kuna ma ei ole igapäevane kalorite lugeja, mitte et ma ei orienteeruks kalorite maailmas või ei peaks seda oluliseks, aga ka maha võtmise jaoks ma ei kasuta, kuna seda kogemust on nii palju all, siis sisuliselt mul on enam-vähem käes ees täpselt kogused, mida ma taldrikusse, kaussi või kuhu ma panen. Ja see võimaldab ka tegelikult toimetada nii, et sa ei pea otseselt neid tabelitesse lööma. Loomulikult ma hindan, et enam-vähem valgud jookseks kokku, et rasvad jookseks kokku ja ülejäänud manipuleerin siis süsivesikute ja kehalise koormusega, aga ta võimaldab praktiliselt silma järgi toimetada. Aga selle jaoks, kui nüüd tavainimene, kellel puudub kogemus, proovib seda samal kujul järgida, siis ta üldjuhul saab loodetud tulemust ja tõenäoliselt ei jõua. Et siin ongi see, et selle jaoks on vaja pikka kogemust, et aru saada ja nii-öelda umbes ja silma järgi toimetada. Aga olid diidid tõesti, kus 4,5 ja isegi 5000 ma võtsin maha, aga selle eeldus oli see, et ma tegin 4 tundi päevast trenni. Ja siis oligi. Võisid 5000 süüa ja sa olid ikka miinustes kalorite mõttes, 5500 kulutasid. See oli 10% defitsiidis ja tegelikult kaalu sa võtsid maha. Aga kui täna ma võrdlen, kui palju ma aega, see on nagu poole kohaga tööl käimine. Treeningtunde tuli 24-28 tundi nädalas, siis tegelikult ütlen, et nii palju tegelikult treenida isegi selle tasemel, kus ma täna võistlen, ei ole vaja teha. Ehk see oli pigem selline eksperiment, mis võimaldaski näha seda, et sul oli iga päev nagu sünnipäevalaud ja dieedi tunnet seal ka ei tekkinud. Sellise toitumise juures naljakas oleks öelda, et seal oli meeletu dieet või raske. Aga mis oli raskem, oli lihtsalt see, et sa tegid enne põhitööd 2 tundi trenni, hommikul varem tõusid üles ja õhtu peale põhitööd tegid veel 2 tundi trenni. See oli pigem vaimselt koormama, et sul oli, ma tegin iga päev, selline eksperiment kunagi oli, ma tegin 90 päeva juti trenni ja iga päev 3-4 tundi ja vaatasin, mis tulemusi see nagu annab. Nagu ütlesin, et tulemus oli see, et ma saavutasin võistlustel eel viimase koha. Euroopa meistrivõistlustel oli 13 võistluses 11. koha sain ja mäletan hästi seda tunnet, kui ma peale seda istusin siis hotellituppa maha, tollaegne treener oli mul Indrek Otsus ja ma olin kusjuures heas vormis, küsimus ei olnud üldse selles, et ma vormi jõudnud, aga kuidagi oligi naljakas, et ma ei tea, kuidagi, kas see üldine nii-öelda see line-up oli nii tugev seal või mis seal oli, aga ma jään silma ja ma istusin ja mõtlesin, et huvitav küll, et ma panin siin nii palju aega ja energiat alla ja tulla võistlustele saavutada nagu eel viimane koht nagu. Sest huvitav, kui ma nüüd üldse ei oleks trenni teinud, siis ma oleks olnud kas viimane, 2 kohta allapoole, aga sellise lõhkumise peale nagu saavutada selline tulemus oli nagu selgelt üle kohtu. Ja siis ma tegingi iseenda kokkuleppisin hästi. Sügisestaks maailma meistrivõistluseks ma treenin poole vähem. Ma panen poole vähem aega selle all. Esiteks ma ei treeninud enam iga päev, nii nagu ma enne tegin. Teiseks ma tegin ajalises mõttes täpselt poole vähem trenni. Üle 2 tunni ma ei raisanud päevas selle peale. Ja tulemuseks oli see, et tulemus oli sügisel maailma meistrivõistlusel, ma tulin top 10 sisse tollal ja seda 25-6 mehe seast, kes lava peal seisid, nii et nii mastaapi inimeste arvu kui ka seda pandud aega arvestades oluliselt parem tulemus. Mis selle kogu jutu mõte oli see, et alati see rohkem tegemine, nii töö kui ka nüüd treeningu mõttes, ei pruugi anda paremat tulemust. Treenida ja tööd teha peab olema ka täpselt sama asi. Me teeme nii palju, kui tulemuse üks on vaja ja mitte sammu ka rohkem. Aga et leida see, mis vaja on, me peame vahest käima ära need äärmused. Nii et see oli selline lihtsalt minu enda jaoks huvitav kogemus, mida mul hiljem hea on siis nii-öelda oma kas õpilastele või treenitavatele edasi anda. Aga ma tänan, laseme uue suur tänu teile. Suur aplaus.